Et kui pealkiri küsib, et miks, mida ja kuidas standardiseerida või destandardiseerida, siis jah, selge on see, et standardiseerida me saame ortograafiat ja morfoloogiat, millest juttu tuleb. Ja kui me vaatame ühendsõnastikus, et mida destandardiseerimine tähendab, siis see on mõistetav kui kindlast ühtsest normist vabastamist, teisenemise ja vaheldumise sallimist. Et normist siis saame vabastada sõnavalikut, juhul kui ta on olnud siis selle normi kütkes vangis, aga siis morfoloogia ja ortograafia puhul me saame rääkida siiski mõningasest vaheldumise ja teisenemise sallimisest. Nii, aga rääkides võõrsõnadest, et ma keskendun siis nüüd kitsamalt võõrsõnadele ja sellele, et mis mured ja probleemid meil õssi toimetades nendega on. Et kuna kirjakeele norming on määratud muuhulgas siis uusima õssiga, aga õssid on sisaldanud üldiselt piiratud hulgal võõrsõnu ja sisaldavad ka edaspidi, et me nägime jällegi, viitan plenaarile, et nägime, kuidas suur hulk sõnu sealt välja on jäänud ja suur hulk, mis on ühendsõnastikus, need õssi ei olegi jõudnud, sest paraku paberõss ei mahuta kõike. Aga mis ma öelda tahtsin, on see, et nende sõnade ortograafias, mida õss ei esita, on toetutud seni ka võõrsõnade leksikonile. Ja nõnda võib öelda, et de jure on siis normikohased ainult õssis esitatud kirjakujud, aga de facto ka võõrsõnade leksikonis, seletavas sõnaraamatus ja nüüd sel ajal ka ühendsõnastikus esitatud kirjakujud. Ja 2011. aastast pärineb ka selline huvitav märgukiri, mille Emakeele Seltsi keeletoimkond on siis toonasele Rekile, praegusele Harnole kirjutanud, et veaks ei saa lugeda õssides ja võõrsõnade leksikonides varem aktsepteeritud või praegu mitmeti lubatud sõnakujusid. Ja siin on toodud siis ka üheks näiteks siis see jotiga pension. Ja iseenesest selles märgukirjas on kaks huvitavat asja. Esimene asi on siis see, et siin viidatakse võõrsõnade leksikonile kui millelegi, mille põhjal vigu parandatakse. Ehk see näitab ka, et de facto on võõrsõnade leksikon olnud siis selline, ütleme, normingu alus ka. Ja teine huvitav asi on siin, et öeldakse, et ega iga uus õss ei kehtesta uut korda, et ei saa veaks lugeda siis ka eelmises õssis ilmunud sõnakuju, just see pension ilmus täpselt ühes õssis sellise jotiga kujul. Nii, aga ärme jääme sellesse kinni, lähme edasi, et ega normimine ei olegi ju tegelikult miski muu kui õigekeelsusallikas sõnakuju kirjapanek. Ja siis sellele eelnev otsustus, et kuidas me ta kirja paneme. Et üldiselt on ju normimise eesmärk olnud ikkagi keelekirjaliku vormi võimalikult vähene varieerumine. Samas me teame, et norming ja tegelik kasutus ei peaks üleliia lahknema tänapäevase arusaama järgi. Ja siis me teame veel seda, et elavas keeles tekib variatiivsust juurde. Nii ortograafias, morfoloogias kui tähendustes ja häälduses. Ja seetõttu vaadataksegi siis iga õssi ilmumise eel need normingud üle, eriti siis need, mis ei ole tööle hakanud kuidagi või mis ei ole juurdunud. Ja mõnikord on otstarbekas neid norminguid laiendada või muuta. Ja keelekorralduse roll ongi siis, üks rolle ongi siis leida siin siis mingi tasakaal. Ja kesksed küsimused võõrsõnadega seoses on keelekorralduses olnud siis võõrsõna ja omasõna vahekord, morfoloogilised nihked, sealhulgas segaparadigmade teke ja muidugi siis see, et kas mugandamisel ehk ortograafias lähtuda siis lähtekeelest või siis aktsepteerida ka vahenduskeele kujusid. Nii, aga jah, et võõrsõna ja omasõna vahekorrast kõigepealt räägin. Ja ajalooliselt on see olnud siis väga palju käsitletud teema tegelikult läbi aegade. Et keelekorralduse algusaegadel oli siis üheks põhitegevuseks, viitan siin ka Liina Lindströmi 21. aasta kirjutisele,
oli just võõrsõnade tõrjumine, algul siis vene keelest, seejärel saksa keelest. Et nagu me teame, siis vene keele mõju tõrjumine on üldiselt küllaltki hästi õnnestunud. Et sellest vene keele mõjust eesti keelele on kirjutanud ka näiteks Rohir, kes meil siin saalis on just koos Petar Kehajoviga. Ja tõesti oma ja võõrsõnade vahekorra üle on arutletud juba alates Rosenplenterist, kes on öelnud siis sellise toreda ütluse, et saksa keelest üksi on tulnud üle 400 sõna, mille seas mitte vähe ei ole neid, mis on täiesti ilma vajaduseta võetud. Ja eesti keele harijate teeneks tuleks lugeda, et need sõnad nüüd eesti keelest kõrvaldatakse ja asendatakse eesti sõnadega. Karl August Hermann on ka toredasti öelnud, et eesti keele loom ei ole mitte nõnda, et tema palju võõrastest keeltest laenatud sõnu sallib. Ja Grensteini arvamus võtab siis kõik kenasti varasemate aegade suhtumise siis kokku. Tema on öelnud, et võõrsõnad teevad kõnele ja kõnejooksu hapraks ja vähendavad luulevõimu ja võõrsõnade tarvitamine nõuab kõrgemat hariduse järge ja võõraste keelte tundmist. Ja muidugi on võõrsõnu raske välja öelda. Et siis taasiseseisvumise esimeste kümnendite ja nõukogude aja uurijad Saari, Rätsep, Hint ja Erelt on oma põhimõtted sõnastanud pigem ettevaatlikult ja üldsõnaliselt ja peamiselt siis terminite keelsuse kohta. Aga samal ajal ilmunud õssid esindavad siis vastuoluliselt pigem seisukohta, et võõrsõnu, eriti uusi võõrsõnu keelde vaja ei ole, kui vastavas tähenduses juba eesti omasõna on olemas. Ja sellised, et võõrsõnad on tarbetud ja läbipaistmatud ja ka ebatäpsemad. Ja sellised soovitused on jõudnud siis 2018. aasta õssi välja. Et korraks ütlen, et kui vaadata 1918. aasta õssi märksõnastikku, siis seal on umbes 240 võõrsõna, mille kõrvale või juurde või asemele on siis püütud juurutada eesti omasõna. Ja kui teha statistikat, siis enamus ikkagi ei ole juurdunud omasõnana, vaid ikkagi on meil tänapäeval siis tuntud võõrsõnad. Et see näitab ka, et näiteks on sellised sõnad nagu ateist, ekvaator ja tunnel. Et see näitab ka, et keeles ei ole tegelikult tendentsi iseenesest eelistada oma sõna. Ja keelenõu andmebaasi materjalist tuleb ka välja, et küsijatel on ka eeldus, et oma sõnad on igal juhul paremad kui võõrsõnad, et iga hinna eest on püütud leida siis võõrsõna asemele oma sõna, et mis näitab, et see on selline sügavalt juurdunud ja ka koolis õpetatud ja õpitud mõttemuster. Et nüüdisaja keelekorralduses siis me ei anna oma ja võõrsõna paari puhul üldjuhul eelistust üksnes võõruse põhjal, sest jällegi, nagu me ütlesime, siis sõna sobivuse üle ei saa otsustada ilma kontekstita, milleks on siis tekstiliik, suhtlusolukord, teksti sihtrühm ja nii edasi. Et tänapäeval on siis juhtpõhimõtteks pigem see, et võõrsõnad rikastavad ja mitmekesistavad keelt, aga muidugi väärtustatakse ka omasõnadega väljendumist. Ja kui uurimise põhjal saab täheldada siis omasõnade kasutuse ahenemist, et siis mõnikord siis tuletatakse selgituses omasõnaga väljendumise võimalust ka meelde. Et nende põhimõtete toel on siis uuendatud võõr- ja tsitaatsõnade käsitlust õssis ja ühendsõnastikus. Tsitaatsõna, võõrsõna ja omasõna on üldjuhul siis sünonüümidena esitatud. Ja kui varasem mugandisoovitus ei ole juurdunud, näiteks nagu siis bowlingu asemele soovitatud bowling, siis me ikkagi aktsepteerime võrdsena tsitaatsõna bowling. Et järgmiseks ma toon mõned näited, kuidas varem on suunatud oma ja võõrsõna kasutust. Et esmalt siis loogsulgudes ja noolega soovitused, et need on siis ranged soovitused ja need on siis ka norminguteks peetud. Et esmalt siis see kumiir. Ma ei hakka siin kõike ükshaaval ette lugema, aga
Õssis on nad siis sünodena esitatud ja antud siis selgitused, miks varem see kumiir ebasoovitatav oli. Et siin on just see vene keelest tulemise mõju. Siis patrullekipaaž, mis oli ebasoovitatav, on nüüd siis õssi sõna, sest nii ta tõesti kasutusel on ja ka ametlikult on kasutuses. Et selle aluseks oli siis ekipaaži tähenduseks antud õss 18 oli see siis hobusõiduk ja mereväe kaldaosa ja ebasoovitatav tähendus oli siis meeskond, võistkond. Ka kraavilõhet ja zooparki on suunatud nii, ja siin on siis selgituses öeldud, et selgituses on antud siis kasutusandmed ja see zoopark kuidagi loomaaeda ei ohusta, selles mõttes, et loomaaed on palju rohkem kasutuses kui zoopark. Ja ühel juhul on ka siis teistpidi, et oma sõna asemele on soovitatud võõrsõna. Nii, ja parem soovitusi on ka, siin on toodud siis mõned näited, demoniseerima asemel on siis kurjana, ähvardavana, kujutama, mustama, siis blender ja breketid, nende asemel on siis oma sõnu soovitatud ja nende puhul on küll niimoodi, et võõrsõna on tänapäeval palju rohkem kasutuses, et õssis on nad siis sünonüümid. See ÜK, vabandust, ma ei öelnud, see on siis ühendkorpus, et siin on siis kasutusandmed, ühendkorpuse andmed. Glamuuri asemel on parem siis elegants, võlu ja lumm ja uues õssis siis puudub nende vahel seos, et kummalgi on siis oma seletus antud. Samamoodi siis telleri ja laekuri puhul, et varem oli siis telleri asemel soovitatav laekur, et uues õssis siis nende vahel seos puudub, et kummalgi on oma seletus. Ja ühel juhul on ka siis vastupidi, et oma sõna asemel on võõrsõna soovitatud. Nii, aga nüüd ma räägin natukene ka ortograafiast. Nii. Kõigepealt siis varasematest praktikatest, et kõigepealt mugandamispõhimõtetest, et mugandamispõhimõtteid tegelikult varasemas keelekorraldusteoorias märkimisväärselt leida ei ole, välja arvatud siis Erich Raieti 66. aasta väitekiri. Kuigi peab ütlema, et tema tulemusi väga ei ole arvestatud edasises töös. Ja rööpsused senistes normingutes, et rööpvorme on alati tegelikult olnud ja neid on täitsa õssides sallitud ligi 600 artiklis pluss eraldi esitatud artiklites. Et siin on mõned näited siis, milliseid varieerumisi on esitatud ja milliseid on olnud. Ja vastuolusid on tõesti olnud kirjakujudes, seletavas sõnaraamatus ja võõrsõnade leksikonis ja õssis on olnud siis erinevus. Näiteks sellistes sõnades nagu guanaco, livr, popliin, seksoloogia, heptakord. Ja nüüd siis esitatakse nad siis rööpvormidena ja juurde on antud selgitused, et mõlemad kujud on sobivad ja öeldud siis, kust mingi kuju tuleb, mis pärast. Nii, et kiirelt näitan ka võõrsõnade ortograafia norminguid suunanud siis varasemate õsside süsteemi, et see on olnud selline küllaltki keerukas tegelikult. Siin on 4 erinevat taset või tasandit, pluss veel 2 sellist varjatud soovituse tüüpi. Et kõigepealt on siis võrdsed, nagu see kebab ja kebab, ja siis on üks on parem kui teine, siis on vaata soovitus, et nad lähevad siis nagu järjest karmimaks siin selle skeemi peal. Ja siis on see kõige rangem soovitus looksulgudes ja noolega. Niimoodi on siis olnud. Aga praegu me lähtume siis sellistest võõrsõnade mugandamise põhimõtetest, mis on välja töötatud siis 2023. aastal ja esitatud praegu ka EKI teatmikus. Ja läbi arutatud on nad siis 2024. aastal Emakeele Seltsi keeletoimkonnas ja tunnistatud kõlblikeks. Et kõigepealt on siis laenuallika põhimõte, mis ütleb, et laenamine on aktsepteeritav nii otse lähtekeelest, aga ka vahenduskeele kaudu. Näiteks on siis rööpvormiks tulnud pompeusne, mis on siis prantsuse hääldusele toetuv kuju. Siis ka traditsiooni põhimõte on meil kirjas ja see ütleb, et vanemate laenude kinnistunud kirjakujusid üldjuhul ei muudeta, kuigi tänapäeval siis apelsin ja mandarin üsna sarnaselt
häälduvad viimase silbi pikkuse mõttes, siis nende kujusid muutma ei hakata. Ja esinemissageduse põhimõte näiteks on siin aaria i-ga, siis varasema j-ga aaria kõrvale tulnud, see on siis selle rassi tähenduses. Ja i-ga kuju on siis tõesti palju levinum. Ja samamoodi siis daltoonik on tulnud siis uue kujuna ja täitsa üllatavana tuli mulle vähemalt, et varasemalt oli ainult daltonist, mis on oluliselt vähem levinud olnud. Siis häälduspärase kirjaviisi põhimõte on lubanud tuua siis polügooni varasema polügooni kõrvale ja tsunami varasema tsunami kõrvale. Et need on siis toetuvad paremini tegelikule hääldusele ja järgivad ka tegelikku käänamisviisi, et mis tõttu tegelikult nende õppimine peaks olema ja meeldejätmine tegelikult lihtsam. Ja muganemisastmete põhimõte ütleb, et aktsepteeritavad on siis erinevatel muganemisastmetel olevad sõnad, et näiteks kuigi meil on olemas mugand kirš, see šaadega variant, siis tegelikult ka tsitaatsõna on aktsepteeritav. Ja rõhu nihkumise põhimõte ütleb, et rõhk võib nihkuda mõlemale poole, nii esisilbile kui viimasele silbile, et siiamaani on pigem arvatud, et muganemise käigus rõhk nihkub alati ja ainult esisilbile. Et siin on toodud siis varasema karate kõrvale siis ka kuju karate. Nii, aga ma jõuan rääkida ka veel morfoloogiast. Et morfoloogia, võõrsõnade morfoloogiliste muudatuste ja nihetega tegeleb meil siis morfoloogia töörühm, kuhu kuuluvad siis Jelena Kallas, Sirje Mäearu, Maire Raadik, Küllevik, Sindrek Hein, Peeter Päll, Margit Langemets ja mina. Ja lisaks siis kõik kõssi tegijad toovad sinna küsimusi ja probleeme. Et millega me siis viimasel ajal oleme tegelenud, et näiteks numbertüübi käänamisega. Näiteks siis paternoster on varasemalt olnud siis käänatav paternostri, aga juurde on tulnud siis see nosteri, samamoodi siis blenderi, rösteri, speakeri ja jokkeri. Et see plussmärk näitab siis, et on uued kujud. Siis rodo on saanud selle teelise käänamise, see on lihtsalt siis ilmselt varem kahe silma vahele jäänud, sest otsus selle kohane on tehtud juba 1997. aastal, et logot ja sumot on olnud see teeline käänamine olemas. Siis ka koogel-moogeli ja tsatsikil on tehtud rõhumuutus ja seetõttu on siis ka käänamine muutunud. Siis on kaks sõna siin veel välja toodud kui sellised, mida varasemalt õssides ei ole olnud. See on siis see joystick tsitaatsõnana ja metoik, mis on olnud ainult võõrsõnade leksikonis ja 2012. aasta väljaandes siis võõrsõnade leksikoni sõnad said ka morfoloogilised paradigmad, aga nüüd siis õssis on seda paradigmat muudetud, minu arvates muidugi ka loogilisemaks, et joysticku ja metoikut varasema metoiki asemel. Nii, ma need topeltmitmused vist siis jätan praegu vahele ja räägin veel natuke segaparadigmadest, et segaparadigmadena me mõistame siis selliseid käänamisparadigmasid, kus osa sõnavorme kalduvad siis tegelikus kasutuses käänduma teise muud tüübi kohaselt. Et näiteks on siis probleemne sõna, nii-öelda probleemne sõna siis rekka. Et kuigi meil on olemas sõna rekka, siis nimetavas käändes tahetakse sõna kirjutada rekka 2 k-ga ikkagi, aga samas käänamises ta liigub nagu selle rekkarada pidi. Ehk et käänatakse sageli rekkasid, selle asemel, et käänata rekkaid. Ja teisi selliseid sõnasid, et ikkagi selle kebabiga on meil probleeme, karateega ja siis näiteks see buklett on just toodud ka sinna bukleti varasema bukleti kõrvale, mida on tulnud käänata siis bukletit just selle käänamisraskuse tõttu. Aga ka sellised vanemad sõnad nagu kontsert
ja teemant, et nende käänamised on ju ka ajast aega probleeme tekitanud. Ja ega nende segaste paradigmadega väga sellist universaalset head lahendust ega ei olegi, et saab jälle EKI teadmikus, ühendsõnastikus ja ÜSSis anda selgitusi. Et siin on siis mõned näited selgitustest selle karate puhul, et mis kirjapildi puhul on siis milline käänamine, et neid mitte segamini ajada. Samamoodi siis rekka puhul ja siis on siin näha siis veel üks kebaabi kohta käiv selgitus. Nii, siin on mõned viited. Ja ma olen väga täpne, aitäh. Aitäh, Tiina, väga hästi ajastatud ettekande eest. Ja ma võtsin õppust eelmisest ettekandest. Ja nüüd on meil tõesti aega üheks-kaheks küsimuseks. Jüri, palun. Et kas juttu oli ainult võõrsõnadest ja sinna laensõnu kuidagi ei anna panna? No laenud on kodunenumad, eks ju, aga ega võõrsõna ja laensõna vahel ongi keeruline mõnikord, et eks see piir ongi hägus, et ma praegu rääkisin pigem sellistest sõnadest, mis on ikkagi võõrsõnadeks peetavad, jah. Et ega siis võõrsõnad on ju ka laensõnad tegelikult, eks ju. Just. Kaneel on juba meil mitusada aastat käibel, ta ei muutu kaneliks. Ja et kui sa mainisid ekvaatorit, siis Jansenil oli ju maa keskkaal, et seal kõigepealt on mitu võimalust ja siis hakkavad tulema need laenud. Ja, just. Et kanel, vaadates pigem ta muutub sinnamoniks võib-olla. Tagasi, nagu ta vanasti kunagi väga vanal ajal oli. Aitäh. Võtame veebist ka ühe küsimuse. Mari Koik küsib, et kas tulevases ÜSSis on muude märgendite, näiteks kõnekeelne ja vananenud kõrval ka paberlik või muu selline? Kui ei, siis miks paistab, käsitlevad küll eelmist ettekannet, kui ma nüüd ei eksi, aga vastata ehk ikka oskad? Paberlikku, ma nüüd üritan jälle sinna tagasi mõelda, ma ei tea, et paberlikku oleks, aga see tõesti on rohkem Margitile vist küsimus. Kuidas nende... Ja ma võin sellele vastata, et kui neid paberlikke asju seal olemasolevas ÜSSis uurida, siis need paberlikmärgendid on üldiselt selliste sõnastuste küljes või lausekeste küljes või fraaside küljes, et need ei ole nagu nii palju sõnaomadus kui selle suuremat sorti sõnastuse seletus või sõnastuse küljes. Nii et seda sorti selgitused, soovitused me liigutame teadmikku. Nii et me laias laastus sõnaraamatus või mitte laias laastus, vaid selle tõttu me sõnaraamatus paberlikmärgendit ei kasuta. Jah, et tõesti see on eelmise ettekande teema, et teadmikus on võimalik anda kontekste, kasutusnäiteid, selliseid ka, et võib-olla parem sõnastus. Me peame täpsemalt läbi mõtlema, et kuidas seda teha, aga selliseid jah. Ja samas me näeme ka, et need seni paberlikuks peetud sõnad, nagu see täna või läbi viima, nad ei ole ju paberlikud ainult. Et kuidas nad paberlikud on? Et nad võivad esineda muidugi kantseliitlikes tekstides, aga nüüd sõna kohta öelda, et on paberlik, see ei ole lihtsalt ei ole õige. Ka, jah. Aitäh, Tiina. Aplaus.